Tere, head Viljandi inimesed! Rõõm on teid näha ja kes kuulavad meid ka Spotify's. Täna on siin minuga meie linnapea Johan Kristjan Konovalov. Tervist! Tere päevast! Rõõm on siis tutvustada lähemalt meie kandidaatide erinevaid mõtteid ja arvamusi. Sa oled nüüd olnud Viljandi linnapea umbes 1,5 aastat. Kuidas sa kokku võtaksid selle aja, kui sa oled õppinud nüüd tundma, kuidas Viljandi linna juhtimine ja kogu see aeg on nagu mööda läinud, mis on sellised olulisemad kordaminekud ja saavutused? No see aeg on läinud tõesti kiirelt, aga ma ütleks, et mis kõige enam rõõmu valmistab ja mida ka täna linnapildis reaalselt näha saab, on see, et lõpuks ometi on Viljandi veekeskuse ehk siis spa hotelli ehitus järve ääres pihta hakanud. Et kui ma möödunud aasta aprillis ametisse asusin, siis tegelikult oli selline tunne, et ega see järveäärne projekt hakkab allavett minema. Ja selline tunne oli, ma arvan, kuni suve keskpaigani, kus siis, nagu me kõik teame, tuli projektile uus investor Oleg Grossi näol ja see asi hakkas liikuma. Samas tuleb öelda, et ega ka siin kohapeal Viljandis ega see niisama lihtsalt ei käinud, et tuli Oleg Gross ja ütles, et mina olen nüüd valmis selle investeeringu üle võtma. Siis tegelikult vajas ka siin kohapeal päris palju veenmist ja inimestele selgitamist, et nüüd on meil päris asi laual, meil on päris investor siin kohal, kes on valmis sellesse asja panustama ja mina võin küll öelda, et Reformierakonna inimesed ja meie valimisnimekirjad läbi aastate ja läbi erinevate volikogude ja linnavalitsuste koosseisude tegelikult kogu aeg selle veekeskuse teema eest seisnud. Ja samamoodi seekord, et hea oli kohe tunda, et meie inimesed olid selle teema taga ja ma arvan, et ka seetõttu, et meie olime nii kindlameelsed ja veendunud, tegelikult see konsensus sündis siin Viljandis päris kiiresti, et Oleg Grossil on tõsi taga ja ka siis läbi selle, et linnal on ju leping ujulatundide ostmiseks tulevikus selle spa ujulast, siis sai ka nii-öelda linna poolt see roheline tuli antud ja käsi ka uue investoriga loodud. Nii et julgen küll öelda, et viimase 1,5 aasta suurim märksõna ja kordaminek on olnud see, et spa hotelli ehitus Viljandi linnas lõpuks hakkas pihta. Jah, meenutades ka kas või eelmisest koosseisust, kui ujulateenuse hange volikogust läbi käis, siis oli ka palju tööd selle nimel, et veenda teisi erakonna liikmeid siin, kes sellega võiks nagu kaasa tulla. Aga mis teised valdkonnad või teemad, millega sa mis on rohkem, mida sa esile tooksid? No mis mul oli selline väga suur eesmärk ja mida ma teadsin juba enne linnapea ametisse asumist, oli see, et meie huvikoolide õpetajate palgad on jäänud ikkagi üldhariduskoolide kolleegidega võrreldes tagaplaanile. Ja kui me nüüd koostasime 2025. aasta linnaeelarvet, siis tegelikult me leppisime juba koalitsioonis õige varakult kokku, et üks selline prioriteetne suund, kuhu me peame vaatama, on just see, et meie huvikoolide õpetajate palgad hakkaksid uuesti järgi jõudma neile palkadele, mida makstakse õpetajatele üldhariduskoolides. Et teatavasti üldhariduskoolide õpetajate palgad tulevad riigilt, need tulevad riigieelarvest, aga kogu huviharidus on omavalitsuse omal riisikul. Ehk siis kui me tahame oma huvikoole üleval pidada, kui me tahame õpetajatele seal palkasid maksta, siis see on puhtalt omavalitsuse enda vastutus. Ja seetõttu ma leian, et see samm, mida me tegime nüüd 2025. aastal, et need palgad tõusid, oli samm õiges suunas, aga see teekond ei ole minu silmis veel lõppenud, et me ei ole veel päris jõudnud sinna üldhariduskoolide õpetajate palkadeni, et see töö peab jätkuma, ma arvan, ka 2026. või 2027. aastal. Aga mis ongi need, kui sa vaatad nüüd edasi ja valimised läbi on ja plaan ja tahe ka Viljandi linna juhtimist jätkata, et mis on need põhilised valdkonnad, teemad, millega me peaks tegelema või kuhu investeerima, milliseid valikuid tegema?
no kui investeeringutest rääkida, siis kui me juba veekeskusest alustasime, siis üks asi on see spa-hotell, mida rajab erainvestor, aga tegelikult seal on päris palju ümberringi kohustusi ka Viljandi linnal. Ehk siis meil tuleb välja ehitada spa juures uus parkla, samuti ligipääsu tänavad sinna spa-hotellile. Seal on ka Roo tänava kvartal, mille osas mul on samuti hea meel, et meil on lõppenud kohtuvaidlus, mis meil sellel Roo tänava elamukvartali arendamist takistas, et me saame ka sellega edasi minna. Et seal järve ääres on neid arenguid nagu tõesti väga palju tulemas. Samamoodi rannapromenaadi pikendamine, et ta tuleb siis staadioni juurest edasi, sealt spa-hotelli juurest läbi kuni uute elamuteni Järve tänaval. Ehk siis see järve äär saab hästi palju tähelepanu järgmise 4 aasta jooksul kindlasti. Aga samamoodi, kui rääkida sporditaristust, siis meie vana spordihoone lõpuks on see saanud konkreetsete numbritega ka eelarvestrateegiasse kirja. Nii et vana spordihoone remont tuleb. Kõik spordialad, mis seal täna tegutsevad, saavad kindlasti omale oluliselt paremad tingimused. Me oleme juba päris palju panustanud sellesse, et me oleme seal teinud 2 maadlussaali palju paremasse korda, kui nad olid varem. Just mõni päev tagasi pandi sinna paika tuttuus maadlusmatt. Nii et need tingimused kindlasti lähevad järgnevatel aastatel kõigi spordialade jaoks paremaks. Ja kui mõtlengi, et kui vaadata ka spordi poolt, et siin on erinevaid arvamusi olnud, et ma ise vähemalt tunnen, et küll, et ma arvan, me peakski võtma tegelikult nagu üksipulgi kogu selle süsteemi ikkagi nagu lahti, et kindlasti Viljandil on omad tugevused, millele nagu rõhuda, et aga kuidas ise tunned, et kas tuleks ka võib-olla vaadata kogu seda spordirahastust üle, et nii taristu kasutamist kui ka erinevate toetuste jagamist, et oleksid kaasajastatud lahendused? No ma arvan, et nüüd ei ole enam pääsu selle ülevaatamisest. Et kahju on küll öelda, aga ma tunnen, et ega siin läbi aastate ja erinevate koalitsioonide tegelikult kõik poliitilised jõud on seda spordirahastuse ülevaatamise teemat nii-öelda kõrvale lükanud, kuna see on nii suur teema, see puudutab väga paljusid inimesi linnas, siis ma arvan, et ei ole olnud seda pealehakkamist siiani, aga täna ma tunnen küll, et see momentum on olemas. Ma arvan, et ka meie nimekirjas see tahe on olemas selle teemaga tegeleda. Ja me peame tõesti ma juba ütleks, et iidvanad spordirahastuse põhimõtted, mis meil siin linnas on, peame lahti võtma. Me tõesti seda rahalist vahendit, mis meil täna kasutada on, määrime ikka väga õhukese kihina laiali ja tegelikult ei ole keegi selle süsteemiga rahul. Samamoodi meie baaside kasutus, see kõik vajab ülevaatamist. Võib-olla taristu poole pealt ka natuke veel, et sul on ka olnud jutuks mitmel korral ka selline kogukonnamaja idee, et milline see sinu nägemus sellest oleks, et milline see võiks olla? No see kogukonnamaja on tegelikult siuksel visiooni tasemel, et ma ei usu, et see on nüüd midagi sellist, mida me järgmise 4 aasta jooksul näeme kerkimas. Aga see on asi, mille poole me peaksime hakkama liikuma. Et mida see kogukonnamaja endast tähendab, on see, et meil on täna linnas päris palju erinevaid allasutusi, mis tegutsevad kas rendipindadel, või siis nad tegutsevad sellistel linna oma pindadel, mis ei ole neile päris hästi sobivad. Või on see teenus ajas nii palju muutunud, et tegelikult oleks mõistlik uued ruumid luua. Ja see kogukonnamaja tähendaks siis seda, et me tooksime erinevad asutused ja ametid linnas kokku ja looksime neile sellise ühise pinna ja ma leian, et see peaks olema kesklinnas, kohe meie peaväljaku Vabaduse platsi ääres, sest sealne piirkond tegelikult vajab ka sellist väärikat hoonestust, mis on sealt täna puudu. Seal on detailplaneering olemas, ehk siis tegelikult selle asjaga saab hakata liikuma juba küll. Eks vähemalt teha neid ettevalmistusi järgmise 4 aasta jooksul. Absoluutselt ja ka analüüse, sest ma arvan, et ei piisa ainult sellest, et me toome kõik need teenused ja asutused täna
samamoodi samas mahus üks-ühele nagu uuele pinnale üle, et me peame tegelikult kõikidesse oma teenustesse sisse vaatama, sest ega see kogukonnamaja mõte ei ole maja kui asi iseeneses. See on tegelikult see, et me leiaksime tõhusamaid toimimisviise ja ka kokkuhoida rahaliselt tegelikkuses. Ja läbi mille saabuks ka rahaline kokkuhoid, sest olgem ausad, kes iganes peale valimisi Viljandit tüürima hakkab, need rasked otsused, et kuidas me saame oma püsikulud kontrolli alla, seisavad absoluutselt kõigil ees. Aga lõpetuseks veel teemade juurde, et sa oled küll olnud ka varasemalt ju Viljandis tööl avaliku suhete ametis ja inimestel ei ole kindlasti võõras, aga võib-olla natuke ka taustast, et kus sa varasemalt oled toimetanud, et sa oled ka õppinud välismaal, et veel paari sõnaga ka sellest, et inimestele natuke tuttavamaks teha. Jaa, no ma olen põline viljandlane, selles mõttes, et siin sündinud, kasvanud, koolis käinud, olen Kesklinna kooli vilistlane, mis toona kandis Maagümnaasiumi nime, käinud Viljandi muusikakoolis väga pikalt erinevates trennides, aga jah, gümnaasiumi lõpupoole avanes siis võimalus stipendiaadina minna Šotimaale Edinburghi õppima, et olin seal 2 aastat ühes poiste koolis õppimas, mis oli väga äge kogemus. Peale seda käisin Inglismaal Leicesteri ülikoolis, õppisin inglise kirjandust seal 3 aastat, aga kogu aeg mul see Viljandi ikkagi nagu kripeldas hinges ja kohe, kui ma seal baka ära lõpetasin, siis tulingi Viljandisse tagasi. Olin ühe suve Sakalas suvereporter ja selle kogemuse pealt julgesingi siis juba kandideerida linnavalitsusse tööle avalike suhete spetsialistiks, et tegin seda tööd päris pikalt. Siis vahepeal käisin tööl Viljandimaa arenduskeskuses, käisin maakonna turismi arendamas ja sealt juba hakkasin otsapidi nii-öelda poliitikat nuusutama ja kandideerisin viimane kord valimistel. Ja kui siis minu eelkäija linnapea positsioonil Madis Timpson sai kutse riigilt, et asuda justiitsministri kohale, siis sain mina vastupidi siis kutse asuda siia linnapea positsioonile ja ma ütlen, ma tunnen täna küll, et see töö on minu jaoks kutsumus ja hea meelega teeks seda edasi ja panustaks Viljandi arengusse. Aga aitäh sulle, ma arvan, nende mõtete eest inimestele rohkem tausta nii nägemusest, mis on viimase paari aasta jooksul toimunud, kui ka see, mis edasi võiks juhtuda Viljandi linnas, nii et järgmiste kandidaatini. Aitäh!